Jah, me olemegi selleks sõltumatuks isikuks, ma ei taha siin rääkida ainult endast, vaid ka oma headest kolleegidest, tingimata ei pea minu jutule tulema, kuigi sedagi võib teha ja on ka tehtud. Ja meie ei anna samuti oma infoallikat välja ja me käime selle infoga väga tundlikult ümber ja kontrollime järele, et kas oli siis alust või ei olnud, nii et mina ütleks, et Eestis selle jaoks seadust konkreetselt vaja ei ole. See aga on tõsi, et kui inimesed tunnevad ennast ohustatuna, ükskõik kas koroonakriisi tõttu, nii nagu see hiljuti oli, või tegelikult majanduslanguse tõttu või terrorismi tõttu, et praegu näeme Euroopas ju kahjuks hirmsaid relvastatud rünnakuid inimeste vastu, kas usulisel motiivil ja mingil muul motiivil, Ameerikast rääkimata, et või siis tõesti tõuseb lausa sõjaline oht, et siis üsna lihtne, ma kardan, on inimestega manipuleerida ja panna nad uskuma, et õigustest ja vabadustest loobumine ja jõuorganitele praktiliselt kontrollimatu võimu andmine on õige tee. Ja see tegelikult ei ole õige tee ja need inimesed, kes avalikkust niiviisi üles kütavad, minu arvates käituvad alatult, kui nad teevad seda teadlikult. Ja eks õigusteadlaste ja riigiametnike ülesanne peaks olema alati selgitada, miks ka kriisiolukorras ei tohi reegleid asuda rikkuma ega kontsentreerida ülemääraselt võimu. Et see on loomulik, et sõjaolukorras on käsuahel ja siin ei hakka allumad leiutama, mida nad lahingus tegema peavad, see on selge, aga selle näeb Eesti põhiseaduse seadus ka ette. Kui me aga räägime lihtsalt sellest, et on kriisiolukord ja nüüd selle tõttu näiteks tuleks kõik kohad katta kaameratega, seda pilti tehisintellektiga analüüsida ja siis välja selgitada, kas inimesed, täna, et kas nad ehk panevad toime mõne kuriteo, aga homme juba küsida, et ega keegi ei söö loomaliha või keegi ei käitu muul viisil, hetkel ebasobivaks peetaval viisil, siis see teeb ühiskonnast panoptikumi ja murrab inimeste psüühika. Et professor Talis Pahman oleks kindlasti väga hea rääkija sellest, miks niisugune jälgimisühiskond inimvaimu murrab ja ei tee lõpuks ühiskonda mitte tugevamaks, vaid teeb selle ühiskonna nõrgemaks. Nii et minu arvates on erakordselt oluline esiteks luua mõistlikud reeglid, mille järgimine annab õiglase ja õige tulemusega kriisiolukorras. Teiseks pidada nendest reeglitest kindlal käel kinni, sest kriisiolukorras, nagu koroona ajal nägime, on väga lihtne õhutada avalikkuses survet kehtestada rumalaid piiranguid, ülemääraseid piiranguid, eriti kui teised riigid on rumalusi ees teinud.